tere neljapäeva hommikut, meie fännid. Käes on taas äge kaubapäev ja täna oleme teie juures juba hommikul varakult, et teaksite oma päevaplaane teha ja vajutada kas meile subscribe'i, like'i või tulla meie poodi ja mõni meil siin räägitavatest mängudest endale koju kaasa viia. Ja tere hommikut ka neile, kes on teises ajavööndis veel ja kellel on kolmapäeva õhtu alles. Nii, aga alustame siin kohe otsast peale mõningate mängudega. Ticket to Ride. Me vist iga kord oleme rääkinud nendest. Kas me New Yorgist oleme rääkinud? See on eraldiseisev mäng, pisikene, kiire, hästi... Ma ausalt öeldes ei mäleta, kas me sellest oleme rääkinud, aga tõesti kõik, mis sa siin ütlesid, on õige, ta on kiire, ta on lihtne. Et selles suhtes soovitatakse, et kui ei ole üldse Ticket to Ride'i proovinud, võtke see, ta on, palju ta on, 10-15 minutit. On karbi peal kirjas, nii et isegi kui läheb topelt 30 minutit, on see väga kiire ja no siin on näha ka, et siin nagu seda tegevust ei ole väga palju. Tegevust toimub New Yorgis, nii et ei saa väga suure kaardi peal ja asjad olla. Just. New Yorgi Subway ja... Või teine variant on, võtke London, mida meil siin hetkel nimekirjas ei ole, see on samasugune kiire. Poes on, ja siis on meil ju igast hunnikuid. Ja siis on Euroopa laiad, me ei saa seda, me peame seda küljeli keerama, sest tagakaan on eraldi. See on, nad ei ole otse pandud. Ja siis on 1912, mis on siis Euroopa laiend ja mis see juurde on, see on tunnelid ja mingid siuksed asjad, eks ole. Või Euroopas olid tunnelid. See on küll juba korduvalt olnud see. Okei, ärme sellest räägi siis. Lükkame asjad edasi ja vaatame, mis meil on. 2 erinevat mängu tegelikult ju. Samast seeriast, aga jah, üks on siis Seven Wondersi põhimängu lisa Babel. Kõige esimene laiend, mida ma soovin. Ei ole, tegelikult see on vist 3. laiend. Ma ei tea, mitmes on, aga ta, mis mulle Seven Wondersi puhul meeldib, on see, et iga laiend nagu muudab seda võimalikku taktikat oluliselt. See on usk. Jah, et see annab siis selle Babeli torni ehitamise, kus hakkavad mängu keskel mängureeglid muutuma. Ja nad olid peaaegu legacy siis. Okei. Ja Seven Wonders duel kahekesi väga hea. Ta on vist paremuselt teine 2 inimese mäng üldse, peale Twilight Struggle'i. See oleneb, kuidas hinnata, et kui on need 2 mängu valida ainult, siis on minul top 1. Okei, selge. Nii et... Aga jah, et kui te tahate kahekesi Seven Wondersit mängida, võtke see. Ärge tehke suurt mängu. Ja kui proovida tahate, siis meil on poes olemas see kiletatud ja puha, nii et saate tulla proovima ka. Nii et vaatame, mis meil sealt juurde tuleb. Meil vahepeal lükatakse rohkem siia mänge juurde. Champions of Midgard, me räägime sellest juba vist mitmendat korda, aga seda tuleb kogu aeg juurde ja see kaob ära nagu. Laiendid on juba praktiliselt otsas, ma pean hakkama laiendid ka juurde tellima. Nii et eelmine kord, kui me laienditest rääkisime, see mõjus ja inimestele läks see väga hinge. Ja... Õudust, sa pead juurde tellima. Jah, sest laiendid tegelikult ühte laiendit on saada, põhimängu nüüd on jälle, ma tahaks öelda, et Printed to Oblivion on ja paari kaupa neid tegelikult tellitakse ja tuleb juurde ka, nii et kas me räägime Dixitist? 5 miljonit. Eelmine kord oli ka 5 miljonit, kui me sellest rääkisime. Aga sa ei ole vahepeal ühtegi müünud on. Vastupidi, selles asi ongi, et me müüme ja... No, ja kas sa kujutad ette, ma nägin ükskord klienti, kes mängis seda 22 inimesega. Nad tegid ise mingid custom board'e ja asju ja... Kumba ma peaks uskuma, et sa nägid klienti? Jah, meil käis klient. Ja viia mängis. Kapten Solar, kuule, see on U-bot lihtsustatanud variandina. Kuidas me just rääkisime ühe siin läljava kliendiga sellest... Sonarist või U-botist? Mõlemist, kuskil tuli selle jutuks ju ka. Sonar on lauamäng, U-bot on allveelaeva simulatsioon. Okei, tegelikult siis Kapten Sonar ühesõnaga allveelaev, ajate allveelaeva taga 8 inimese mäng, 2 tiimi. Jah, ta on selline tiimimäng, 1 tiim teise vastu, soovituslik on mängida niimoodi, et oma tiimikaaslasi oled enne näinud vähemalt korra. Siis sa tead, kelle peal mingid... Sa tead, keda süüdistada. Okei, selge. Nii, viimane, siin käis just lauamängu jutudes läbi, The Lost Expedition koos oma laiendiga Fountain of Youth. Ühel hetkel seisis ta meil riiulis väga kaua, järgmisel hetkel kõik kliendid küsivad. Üks ostis ära ja siis teised vaatasid, et hea mäng ikkagi. Võib-olla, või said nende ühe käest proovida, mingil põhjusel see on nagu nakkab nii-öelda. Aga mis see mäng on? Seiklus, Indiana Jones kujunduslikult kuskil džunglis ja... Ma ei tea, ma ei ole mingi. Okei, mingi raamatu teema, kuskil raamatupoes oli see ka hästi aktuaalne hetkel. Nii, vitikultuuri laiend. Väike laiend. Ma ei tea, rääkida sellest rohkem midagi. Stegmaier. Kõik teavad vitikultuuri, kui ei tea, siis saate laiendada
kõik teavad ka seda. Sest ma räägin sellest iga kord. Bunny Kingdomi laiend. Endiselt ma tahaks öelda, et üks meie soovitame seda võib-olla kõige rohkem, aga ära räägi meie vormis. Meie poes, ma selles mõttes, sa ei ole seda sa oled mänginud seda ju, mulle saladuskattel öeldi, et sulle meeldis, mitte see, ma räägin Bunny Kingdomist. Laiendit ma ei ole, aga Bunny Kingdom ise on täitsa okei mäng. Nii, nüüd on midagi, mida sa tegelikult iga nädalaselt teed. Mida ma mängin rohkem kui Bunny Kingdomit, ehk siis Arkami, mis siin on, see on laiend, Path to Carcosa, Return to Path to Carcosa ja siin on sul siis üks õnnetu müütospäkk ka. Kas nagu selles mõttes, et eelmine laiend oli Path to Carcosa, see on nagu Return to Path of Carcosa. Et kas me mingi hetk nagu hakkame Return to Path of Carcosat mängima või me lähme sinna nagu mitmendat korda tagasi? Täiesti võimalik on, et neid tuleb kiiremas tempos peale, kui siis neid päris stsenaariume tuleb, aga siit saab, kus juures hea karbi saab. See on nagu paljud... Plus sees on siis Path to Carcosa tehtud keerulisemaks natuke. Kas see nagu selles mõttes, et mingi hetk Fantasy Flight hakkas nagu oma karpide kvaliteeti nii alla käima ja siis nad tegid ägeda karbi toote, et kas nad nagu siis üritavad nagu oma karpe müüa nagu niimoodi paremini ja turundadagi? Ma arvan, et see on üks nende selle Return to müügi argument. Sa saad korraliku karbi, mitte sellise paberist plöömi. Tumesinist värvi, kas see siis lõpetab selle tumesinise tsükli või? Ta on selle tumesinise tsükliga koos. Minu meelest see Path to Carcosa oli sama värvi. Okei, selge. Ehk siis tegelikult vist tuleb teistes värvides ka veel. Rohelist oli ka meil. Eelmised olin ka minu meelest sama tsükli värvides. Ja. Nii, Age of Steam. Väga huvitav laiend, Time Traveler Expansion. Ma ei tea, kas see on uus või... Mina ei ole seda näinud, aga samas ma ka ei usu, et see nii väga uus on. No Age of Steam ise on selline 2009 aasta mäng juba. Minuks on üllatav, et kui see on uus, et nad sellele teevad veel asju. No jah, aga võrreldes Age of Steamiga siia on elektrirong peale pandud. Ja ristirüütel. No tagasi tulevikku. Okei, äge. Nii, mis see, issand jumal küll, palju seda kraami on seal? Siin on esimene osa. Nii, D&D. Kätte ulatatakse. DM Screen. Ehk siis iga rollimängu juhi unistus. Ja siis on rollimänguritega mõeldud komplekt. Selles osas, et siin on kõik raamatud olemas. Need on ägedamad raamatud, need on ilusamad raamatud. Huvitav, kas need on parema kvaliteediga. Meil oli üks mäng, kus oli raamat tagurpidi. Eemalt paistab ilus. No on ilus ja väga hea kingitus ja väga raske. Nii, ja siis põhimängud. Üks mäng jäi ära, sellepärast, et see lagunes postis ära. Ja see tuleb varsti meil soodushinnaga müüki. Karp läks katki, siis on terve kõik. Milline see on? Trist oli täiesti nagu selles mõttes hävinenud ja pakend iseenesest oli terve, aga karp oli katki ja... Reklaamiminutid tahad oodava hinnaga Tristi? Tuleb kohe, tuleb varsti. Võite juba varakult küsida, nii et enne kui me ta paneme müüki. Seda me näitama ei hakka, nii et ei ole vaja nagu selles mõttes nagu muretseda. Mängime nendest ka, need on selles mõttes rollimängu lauamängud, et kui sa tahad no, nagu... Nad on see rollimängu teemalised lauamängud. Siin on ägedad miniatuurid kaasas kõikides nendes erinevates Castle Ravenloft, Return to Wrath of Ashardalon ja siis on Temple of Elemental Evil on veel tulemas. Ja siis neid on igasuguseid, nüüd iga uue seiklusega tulebki tegelikult lauamäng ka. Ja siis on lauamängurite või nendele rollimänguritele täringuid, söömänguritele, miinus pluss counterid, palju ilusaid värvilisi täringuid. Selles mõttes isegi lillatäring on olemas neile, kes ei suuda punast või sinist valida. See on hele lilla. Tegelikult on see roosa, aga noh, jah, saame hakkama. Lilla on vaataja silmis. Täringu tops, ilusa draakoni embleemiga. Nii et teeme jah, selles mõttes. Järgmine nii suur jälle. Vahepeal midagi head jälle. Railways of the World. Okei. 10. aastapäeva anniversary. Sa oled rongimängude sõber? Olen. Kas ta on rongimäng või ta on... Ta on rongimäng. Siin on rongid, siin on... Raha. Aktsiad. Bondid on? Või need on lihtsalt raha? Ma ei ole kindel, et siin aktsiad päris 18XX stiilis on üsnagi tükk aega sellest ajast läinud, millal ma viimati seda mängisin, aga see on hea asi, see on hea. Jah, lihtsalt on 10. aastapäeva lisa tehtud, et... Siis midagi veel head. Spirit Islandi laiend.
esimene nendest, teine on varsti tulemas. et ma ise seda ei ole mänginud, küll olen mänginud baasmängu, kiidan. et tahate sellist head, mõnusat, krõbedat koopi, mida esimesel korral ei võida, võtke Spirit Island, pärast saate selle. Okay. Patchwork sai hiljuti eestindatud, kas ta on siis tõesti nii populaarne? See nüüd on küll inglise keeles. Eestindatud või on eestikeelsed reeglid lihtsalt? Ei, ta oli eestindatud lausa. Eestikeelne karp. Jah, eestikeelne karp oli lausa, see on nüüd ingliskeelne, aga. Ta on jälle selline väga mõnus lihtne mäng, lihtsate reeglitega, selline Rosenbergi pusleseeriast. 2 inimest ja. Ja 2 inimest ei eelda väga palju reeglite läbinärimist, aga samas esimene kord, kui mina seda mängisin ikkagi valesti. Okei, Pandemic, kõik teavad, mis see on. Just. Tavaline standard Pandemic. Jah, 2013 aasta versioon, nagu me seda nimetame. Nii, Ridersit mängisid just hiljuti. Mängisin just hiljuti. Sa mängisid 2 laiendiga, siin on meil ainult 1. See ongi põhimäng. See on põhimäng. Okei. Tagant paistis muu. Jah, mängisin 2 laiendiga, siin on neist 1 olemas. See on siis Hall of Heroes. Kui ma õigesti mäletan, siis andis mõdu joomise ja kostide tegemise. Väga mõnus oli. Väga mõnus, et mina soovitan mõlemat laiendit, et üksi okei mäng, laiendid teevad paremaks asja. Okei, laastumine, viikingid ja siuke teema. Just, pealikule meelehea pakkumine ja muu taoline. Olgu. Nii, nüüd midagi. Jälle üks mäng, mida ma ei ole jõudnud veel proovida. Aga see. Aga tahaks. Ja. Tuleb varsti, meil järgmine nädal on sünnipäev, tuleb meil äkki soodushinnaga müüki ja. Väga hea, saab video teha. Ja see on nagu selles mõttes epiline, et selle tuli laiend ka, saad uue tegelase juurde, nii et. Siis klassika. Samas mõõdus karp, see on juba klassika, eelmine tõenäoliselt saab klassikaks, kui ta juba ei ole. Madness Second Edition. Dungeon Crawler. No ta on selle Lovecrafti maailmas, kui teine on Tolkieni maailmas, see on siis Lovecraft. Äpis, põhimõtteliselt sama mäng, aga erinev teema ju. Laias vastus küll, jah. Lihtsalt. Mehaanikad on natuke teised, aga laias plaanis. Ja loteri fännid ostavad. Just. Klassikaline risk futuristlikus 6. Ei pea ühtegi sõna mainima. Et see on juba selline risk, mida ma ei ole enam mänginud, et kunagi need lapsepõlve omad on läbi mängitud. Okei. Eks nad teevad lihtsalt erinevaid variatsioone. Unlockid, oled sa neid mänginud üldse? Jaa, ma võin öelda, et ma olen need kõik läbi mänginud, mis hetkel saada on. 5 ka juba? Ma niimoodi numbrite järgi ei tea, aga kui 5 on game over, üks stsenaarium, siis. Ma vist mängisin 4. seal. Kõige viimane on kõige parem, ma võin ausalt öelda. Okei, siis. Aga need on mõlemad ka väga head. Keskpäraselt, see peaks olema mingi 2. ja 3. äkki või midagi sellist. Et kui sellised kerged nuputamised meeldivad. Exit room. Just. Meil kaamera taga, kas üksinda saab hästi mängida või? On okei. Ma ei näe põhjust, miks ei peaks saama. No minu jaoks on isegi 4 mängides vahest rasked. Mida rohkem ongi, seda rohkem vaidlemist. Okei, Terraforming Marsi laiend, kuud annab juurde. Just. Et siin, ma ei tea, ma ei oskagi rohkem midagi rääkida. Kui on Terraforming Mars olemas, siis see annab jällegi uusi võimalusi juurde. Okei, väga äge. Nii, This War of Mine ja see on baasmäng. Baasmäng jah, laiendab väikses karbis. Natuke väiksem, eelmine kord oli laiend sul vist. Tulevad erinevatel aegadel, sõltub sellest, mis meil otsa saab. 12 miniatuuri, väga head miniatuurid. Ma imestan, et sageli neid värvinud ei ole. Aga mul on nüüd ammu värvitud, need olid ühed esimesed. No ma ei ole näinud, aga küll ma jõuan. Ja ta on selline ka koopmäng, üsnagi sünge, vägagi sünges teemas. Sõjamäng. Arvutimängust on ju tehtud. Jah. Ja selline suht depressiivne. See on niimoodi, et kui tahad siin edukas olla, siis ära lugusid loe. Okei, ehk siis tapa, laasta ja vägista. Ma ei tea, ma ei ole võitnud seda kvartali. Okei, selge. Nii ja viimased, toome 3. 1, 2 ja 3 ka. 30 lugu, kui sa nüüd kõik need oled läbi mänginud, siis sa nagu oled vist doosi ülekülluse saanud. Ja lisaks on sul siis juba väga hea inglise keel ka. See ka sai läbi. Elementary sai läbi. Nii et. Ma olen endiselt La Casa de Papeli juures. Okei, selge, aga on hea või?
ta on imelik, see on umbes nagu, et startup hakkaks pangaröövi tegema. Okei, selge. Aga Sherlockid, oled mänginud mõnda nendest? Olen küll mänginud, see on kõige pullim lugu ongi see, et olime Liverpoolis siis lauamängu kohvikus, siis laenutasime sealt Sherlocki ja siis eesti keeles mängisime seda. Palju te story sid läbi jõudsite mängida? Igas selles on 10 ja... Me ühe tegime ainult, et see võttis juba piisavalt pikalt aega, siis mõtlesime, et vaataks. Ma olen ka näinud siin inimesi lauamängu õhtutel mängimas neid ja see oli päris nagu siuke veider vaadata, kus on nagu lappasid ja siis aga siis teadmiseks, need on 3 erinevat lugu. Esimene, see on nüüd vigade parandustega lugu, et esimeses oli vist selles esimeses trükis oli hästi palju vigu sees. See sai nüüd vigade paranduse, ehk siis nad on esimene, teine ja siis 3. versioon. Kõik erinevad ülemad Legacy mäng põhimõtteliselt ju, lahendad story ära ja... No ta päris selline, Legacy ta ei ole, et sa midagi lõhkuma ei hakka. Aga sa story mängitav, et kuskil road tripida hea ja... Aga see on ta autos mängitav või? Või sa pead ikkagist lapata, et kui juht ei mängi, siis kõik teised saavad ikka tegutseda? Siin isegi pikemal sõidul juht saab kaasa mõelda. Aga sest siin ongi, et keegi peab olema see, kes nagu selle story ette loeb. Ja ülejäänud siis mõtisklevad sel teemal, et who done it. Okei, aga need olid viimased mängud. Subscribe, like, Aigari kanal 2D6 Eesti. Seal on mõningatest meie mängudest, millest me oleme rääkinud juba ka ülevaated olemas. Ja mõningaid asju mida me oleme ka siin mänginud, on Aigar nüüd nagu lahti seletanud ja päris hästi seda teinud, äkki neid videosid tuleb juurde. Teiega kohtume juba tegelikult õige pea, kui me paneme uue video üles selle kohta, et meil järgmisel nädalal on vist väike sünnipäev tulemas ja kuidas me seda tähistama hakkame ja mis meil täpsemad plaanid erinevate toodetega on. Seniks. Head tööpäeva algust. Tšau!